Kõvemate mootorratturite jaoks on ilmselt tsiklihooaeg juba poole peal, aga enamus alles hakkavad vaikselt mõtlema selle peale, kas osta endale uus ratas, vahetada vana välja või üleüldse, mis saama hakkab. Aga enne veel, head sõbrad, kui te teete mingi otsuse, kuulake ära ka see pakkumine, sellepärast et CF Motol on teile päris põnevaid uudiseid. Uudismudeleid on tulemas, esimene on tänaseks kohale jõudnud. See on küll ainult üks ühik Moto Hobis, küll aga saab sellega juba täna teha demosõite ja suure tõenäosusega on maikuu alguses kohal ka demomudelid siis üle Eesti. Aga rattast endast kannab ta nime Dual 250, nagu ka nimi ütleb, siis sellega saab sõita nii metsas kui ka asfaldil. Üliergonoomiline, kerge kaaluga, 150 kilo ja sõiduasend on tal hästi mugav, hästi mõnus, teda on hästi lihtne juhtida, ei lähe kruusa peal kontroll käest ja täpselt samamoodi on temaga linnas lihtne sõitma. See on CF Moto kõige odavam tsikkel. Ma tahaks loota, et mitte kõige kehvem. Ei, kindlasti kõige kehvem ta ei ole ja hinna poolest on sul õigus. Tänasel päeval on ta CF Moto kõige soodsam mudel. Mudeli hinnaks hakkab olema 3390 eurot ja tuleb sellel täpselt samamoodi 3 aastat ja läbisõidupiirangute garantii. Kas see odavus tähendab ka seda, et seal on vähe peal? Sellel masinal oma hinnaklassis on vaieldamatult parim varustus tegelikult peal. 21 ja 18 tolli rattad on tal all, on digitaalne värviline näidikuplokk, ABS, täis LED-tuled ja täpp iil on siis Boschi sissepritsega mootor vedelikjahutusega, mis tagab siis sujuvama töö kõigepealt, aga samas ka on ta töökindlam, et teadupoolest maastikul kipub see ratas ka välja surema keerulistes olukordades ja selle rattal ei ole mitte mingit probleeme siis nii-öelda uuesti käima panemisega, et mis võib tekkida siis karburaatormootoriga näiteks. Me just käisime sellega sõitmas ja filmimas ilma igasuguse reklaamjututa. Ole hea, räägi, kuidas selle sõidu omadustega lood on? Selle rattaga on tõsiselt lihtne sõita. Et kuna ta on suhteliselt abidevaba, siis oledki ainult mees ja ratas nii-öelda maastikul. Ei takista sind veojõukontrolli ega miski muu, et ainult keera rutskat ja vaheta käike. Ja masin liigub täpselt sinna suunda, kus sa ise selle suunad. Ja nagu me täna filmides nägime, siis tõepoolest mudamülkast läbisõitmine ainult tahtejõu küsimus. Jah, käisime, proovisime ja tõesti selle rattaga saab väga edukalt panna erinevatest mudamülgastest läbi. Ei ole sellele kindlasti kruustakistuseks ega kindlasti ka mitte muda. Et kui siis pigem jääb probleem sinna lenksu ja istme vahelisse tihendisse. Et ratas on mõeldud sisuliselt kõigile, kellel on täna A2-st load, ehk siis sobib ta nii linna, sobib ta ka metsa. Disaini ja omaduste poole pealt on ta rohkem metsa suunitlusega, kõrged porikad, klotsiga rehv juba tehasest all ja tegelikult 13-liitrine bensupaak on ka täiesti piisav, et kuni 250 kilomeetrit sellest nii-öelda siis kätte saada. Et saab linnast välja, aga saab linnast sisse ja lisaks on tal 6 käiku tegelikult, mis lubab temaga ka maanteel sõita, nii et miks mitte. Kui kellegil on kodu linnapiirist natuke väljapoole, siis 100 kilomeetrit tunnis sellega kodu poole põristada ei ole mingi probleem. Esimesed kliendid on meil juba masinatele tegelikult olemas, nende üleandmine hakkab juba maikuu algusest ja julgustan kõiki huvilisi tulema Moto Hobist läbi, saate teha demosõitu, veenduda selle masina sobilikkuses ning abiks on kindlasti ka meie müügimeeskond, kes siis räägib teile lahti veel kord selle masina, vastab küsimustele, pakub välja erinevaid värvivariante ja siis saate ka teie maikuu algusest juba hooajal rõõmsalt vastu minna. Lisainfot me kindlasti lisame ka cfmoto.ee ja Facebookis CF Moto Estonia, et sinna tuleb palju pilte ja videosid.